Tänane jutluse kirjakoht kiriku kalendri järgi on Ilmutuse raamatu 22. peatükist. Loen salmid 16 ja 17. Mina, Jeesus, saadan oma engli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav Koidu täht. Vaim ja mõrs ja ütlevad tule ja see, kes kuuleb, öelgu tule ja januneja tulgu. Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Aamen. Istuge palun. Armas Kristuse kogudus, oleme igaüks tulnud usuteele erinevalt. Igaühel on oma teekond olnud, aga küllap me oleme tundnud, et me januneme. Et meil on janu selle eluvee järele, mida Issand saab meile ainult anda. Kui me otsime oma elus midagi enamat kui ainult see, mida kaduv maailm pakkuda saab. Kui me küsime, mis on selle mõte, mis meid ümbritseb, mis on elu suurem pilt. Õnnis on inimene, kes jõuab oma otsingutel Kristuse juurde. Teisipidi võime öelda, et mitte inimene siis ei leia Kristust, vaid Jumal leiab inimese üles. Avab ennast inimese südamele ja inimene saab vastu võtta Kristuse. Küllap me igaüks oleme koputanud sellele uksele, mida ainult Issand saab avada. Ja me oleme kogenud ja näinud, ära tundnud selle, et Issand avab. Koputajale avatakse. Et on olemas vastused. On võimalik tulla Issanda juurde, on võimalik tulla koguduse osadusse, on võimalik osa saada sellest igavesest eluvee allikast. Ma võtan ühe teise pildi, mis on igapäeva elust. No kujutame ette, et on üks üritus, üks pidu, midagi erilist on toimumas. Ja nüüd üks inimene oli kutsutud sellele peole. Ja siis oligi see hetk, kui ta koputas uksele, vaatas, et kas teda lastakse sisse. Uks avati. Ta kiikas sisse sellesse kotta ja kõik tundus nagu liiga hea. Seal sees oli soe, oli valgus, vaatas, et järgmises toas laud oli kaetud. Rõõmsad inimesed olid ruumis. Ja siis peas käis üks mõte läbi, et ega selline asi, ega see ei saa ju nii sama mulle olla. Kas tõesti mind kutsuti siia, mina võin tasuta, nii-öelda ilma, et mina midagi peaksin panustama, võin tulla, saada osa sellest peost. Küllap peab ikka midagi tõestama, midagi ära teenima. Ja nii jäi ta sellele lävele seisma, kuni peremees tuli ise ja ütles, tule sisse. Kõik on valmis. Sa oled väga oodatud siia, sellest peost osa saama. Kusagilt mälusopist meenub üks vana selline huumorisketš oli ka omal ajal, eelmiste põlvkondade ajal. Nüüd ta suur humorist Raikin selle kunagi esitas, kus oli see lugu, kus oma töökaaslaste ja ülemusele, kõigile tähtsatele inimestele ta valmistas laua ette, kes kus pidi istuma, kõik oli ette valmistatud. Siis selgus, kui külalised hakkasid tulema, et võtit ei ole. Ja juba on ülemus ja direktor ja kõik on ukse taga ootamas ja võtit ei ole, kedagi sisse ei saa lasta ja seal lugu ühel hetkel kulmineerub sellega, et üritab neid toidulõhnasid läbi ukse teistele edasi anda, et ärge ainult ära keegi minge, kohe me leiame võtme üles. Ma ei mäleta, kuidas see lugu lõppes, aga üks segane lugu küll, kui inimesed ei saa uksest sisse, kui uks on suletud, kui kutsutud ei saa tulla sinna, kuhu tegelikult neid oodati. Jumala riigi töös ei ole sellist olukorda.
issand ütleb igale siirale igatsejale, kes igatseb Jumalaga osadusse tulla. Issand ütleb, tule sisse. Kõik on valmis. Ja see on tõesti kingitus sulle Jumalalt. Sa võid selle vastu võtta. Nüüd täna loetud kirjakohas ilmutusraamatu lõpus kõlab ju samasugune kutse, ainult et kutseandja siin ongi ju palju suurem kui lihtsalt üks peoperemees. Ehk siis meile ütleb issand Jeesus Kristus ise, et tema on Taaveti juur ja sugu. Tema on see särav Koidu täht. Ja see on tunnistus. Kui inimene otsib, kust tuleb siis lahendus, kus on kirjas see, mis on selle maailma mõte, mis minu hingest peab saama, mis on minu igavene olukord, missugune kuulumine minu elus on kõige olulisem, et elu eesmärk on Jumalaga osaduses olemine, et selle tõestus on see, et Jumal on andnud selle oma sõna kaudu, ta on kuulutanud ette. Need ettekuulutused, et Taaveti juur ja sugu, särav Koidu täht, see on tunnistus, Kristus on tõeline Messias, kuningas, kelle kohta Jumal andis tõotuse. Meie usk põhineb Jumala tõotusel, mitte ideedel, mitte lihtsalt sümbolitel, vaid elav issand, kellel on õigus oma rahvast koguda, hoida ja lõpuni viia. Tema tuleb inimese juurde ja kutsub teda ja me saame kutse vastu võtta. Ja nüüd me lugesime, et kogudus kuuleb kahte häält, mis põimuvad üheks. Vaim ja pruut ütlevad, tule. Ilmutuse raamatu 22. peatükk 17. salm. Kes on see pruut? Pruut on Kristuse kogudus. Veel kord, kui me räägime nendest mõistetest, siis me peame alati meeles pidama seda, et eriti mis puudutab Johannesele antud ilmutust, nagu lugesime ilmutuse raamatust, et Johannes üritab sõnadesse panna seda, mida sõnadesse ei ole võimalik panna. Ta üritab kõneleda nende mõistete kaudu, mida meie siin maailmas mõistame. Näiteks üks näide on see, et kui me räägime armastusest, et Jumal on armastus ja Jumal armastab meid nagu hea lapsevanem oma last, siis see on antud meile selleks, et me kuidagigi aru saaksime, mida tähendab Jumala armastus. Tõenäoline on see, et Jumala armastus on suurem sellest. Et see ei ole selline väike mudel, laps ja isa ainult, vaid võib-olla see on veel suurem midagi. Aga oskame me mõista seda. Meile antakse see näide, millest me aru saame. Ja samamoodi see mõiste, et pruut on Kristuse kogudus. Kristus ehk peigmees tuleb oma kogudusele järele. See on rõõmus hetk, kui kogunetakse. Peigmees võtab oma pruudi vastu. Et see on võrdpilt, et me mõistaksime, kuidas Jumal meid hoiab, kuidas ta meid armastab, kuidas ta meid igatseb, kuigi veel kord tõenäoliselt see olukord on veel suurem, kui siin nende mõistetega kirjeldatud on. Ühest küljest on see palve, tule issand Jeesus. Siin on igatsus ka, et Kristus lõpetaks kurjuse, teeks õiguse teoks, tooks oma rahva koju. Ja teisest küljest on siin kuulutus ka maailmale. Tähendab seda, kes kuuleb, öelgu tule. Issand tuleb meie juurde, aga kogudus ei hoia issanda kutset endale, vaid annab selle edasi. Meid on kutsutud. Jumal on meid vastu võtnud.
me saame seda kutset edasi anda, et Jumal kutsub veel paljusid ja paljusid inimesi. Et ka nemad võiksid pääste juurde tulla. Et ka nemad võiksid leida oma elu eesmärgi issandas. Et nemadki võiksid saada lohutatud. Et nende süda võiks olla täidetud lootusega, mis tuleb issandalt. See, armsad, on see vundament, mille peal me püsime. Kristus, kes kõige selle on juba andnud meile. Ja tahab seda veel paljudele anda. Ka siin Eestimaal. Ka siin Tartus. Ja mujalgi. Palju on neid inimesi, kes käivad veel ringi ja ei tea midagi issanda kutsest. Ja kes siis võib tulla, tekst ütleb otse, kes januneb, see tulgu. Kes tahab, see võtku eluvett tasuta. Jeesus toob ära selle, et inimese südames on olemas suur puudujääk. Ja õnnis on inimene tegelikult, kellel on see puudujääk, sest temal on võimalik tõesti tulla ju issanda ette. Mäletate kirja kohta Matteuse evangeeliumi 5. peatükist. Õndsad on vaimus vaesed. Nende päralt on Jumala riik. Kui inimene tunneb, et mul midagi ei ole, kes mina siin maailmas olen siis, et ma võiksin justkui kõike muuta, me näeme, et me ei suuda nii paljusid asju. Tahaks, et see maailm oleks parem. Tahaks, et kurjust ei oleks ja ei oleks vägivalda ja ei oleks seda stressi, ei oleks süütunnet, ei oleks valu, ei oleks seda valusat mineviku meenutamist ja neid vigu, mida elus oleme teinud. Aga see ongi õnnis inimene, et ta tunneb ära, et minul midagi ei ole. Ma suudan teatud piirini midagi toimetada. Aga kus minu puudujääk on, seal tuleb issand ja hakkab tegutsema. Seal võib püha vaim tulla minu südamesse ja täita selle puudujäägi. Nõtruses saab vägi täielikuks. Armsad, olgu see meile lohutuseks, et me peamegi selle piiri ühel hetkel nagu ületama, sellest üle astuma. Mitte oma tubliduse peale lootma, vaid nentimagi seda, et ma ei suuda, ma ei jõua. Kes on elus palju teinud, küll aga nad on kogenud ka seda, et kuskil tuleb see piir. Et me ei suuda edasi suuremaid asju korraldada ja teha ja meilt ei oodata, Jumal ei ootagi seda. Ta ootab seda, et me annaksime oma elu Jumala kätte. Ja kui me midagi teeme, siis me teeme seda sellest, et me oleme tänulikud issandale. Ja siis issand on rõõmus meie üle, no nii nagu meie oleme rõõmsad oma laste üle. Kui laps hiljuti mulle tõi kaardikese, see on issile, joonistas midagi, tegi midagi ilusat. Seal oli väike pildikene ja veel midagi lisatud, issi, see on sulle ja ma saan seda vaadata ja öelda, kui armas pilt, kui ilus see on. Kas ma nüüd nõuan seda oma lapselt? Ei nõua, mul on lihtsalt hea meel, et laps mulle selle kaardikese tõi. Ja ma tunnen rõõmu sellest, et ta siiralt tahtis seda teha. See on armastus, see on ilus. Selline armastus saab olla ka inimese ja Jumala vahel. Et me usaldame oma elu Jumala kätte ja saame siiralt talle anda ka vastu, mitte sellepärast, et nõutakse, mitte sellepärast, et me peame, mitte sellepärast, et me peame tõestama midagi. Et sellepärast, et me oleme lihtsalt tänulikud ja armastame. Nii et armsad, kui me tunneme puudujääki eneses, on see õnnistus, me saame siit sammu edasi astuda ja issandaga osaduses olla, et meie vahekord Jumalaga oleks õige. Nii et siin on evangeeliumi uks, mitte siis, kui oled valmis. Oled valmis, oled teatud tingimused täitnud, nüüd tule. Vaid siis, kui sa tunned ära, et sa päriselt vajad issandat. Ja lõpuks me kõik vajame. Kõik seisavad ka elu ja surma piiri ees kord. Reaalsus ongi see, et me vajame
issandat ja igavese elu küsimused peavad olema lahendatud. Jumalaga suhe peab olema korras. Ja Martin Luteri järgi ongi siin Jumala viis, et evangeelium ei nõua, vaid annab. Õigeks mõistetakse usu läbi, mitte teenete läbi. Ja nüüd see eluvesi. Eluvesi on Kristuse enda kingitus meile. Armsad, see tänane sõnum peab sobituma meie elu olukorda. Kui südametunnistus süüdistab, siis ei pea ukse taha jääma. Kristus kutsub tasuta. Teinekord kristlastena tundub, et meie palve ja usk tunduvad kuivad. Aga see ei tähenda, et kutse oleks kuidagi kadunud. Tänane sõnum on, kui sa januned, siis tule. Kui kõrval on inimene, kes arvab, et kirik on ainult headele ja kirikus on ainult juba valmis pühad inimesed, siis võib sellele inimesele öelda, et Jumala poolt vaadates olemegi pühad. Siin maailmas veel võitleme oma pattudega, aga me saame öelda kutse, tule kaasa. Tule minuga kaasa. Siin antakse kingitus, mis on Kristuse pääste. Ja lõpetuseks üks pilt. Ega mõnikord ongi raske mitte usu mingisugune tegu, et me nüüd usus midagi teeme ja nüüd pärast tunneme rõõmu sellest, vaid kõige raskem teinekord ongi see samm, järgmine samm, nii-öelda üle järgmise läve. Jumala poole. Kirikus on kõik valmis. Kirikus on olemas ristimise vesi. Ristimise vesi on kogu aeg kirikus olemas. Kirikus on valmis Jumala sõna. Jumala sõna on kirikus kogu aeg valmis ja olemas. Kirikus on olemas armulauaannid. Issand annab meile ennast isiklikult armulauas. Ja see kõik on olemas. Ja armsad, kõik on valmis. Kui me ütleme armulaua eel, et Jeesus ütleb, tulge, sest kõik on juba valmis, siis me peamegi mõtlema ka seda, et see on valmis meie jaoks isiklikult. Üks moment siin veel, võib-olla me ei ole mõelnud selle peale, aga kui vaimulik jagab armulauda, mida vaimulik tihtipeale ütleb, et see on Kristuse ihu sinu eest antud või Kristuse veri sinu eest valatud, siis see ei ole niisama üks asi, mida vaimulik ütleb. Luteri järgi on need sõnad, mida vaimulik sel hetkel lausub, põhimõtteliselt need on Kristuse sõnad, mille vaimulik nagu materialiseerib või need muutuvad helilaineteks lihtsalt vaimuliku suus. Need ei ole vaimuliku sõnad. Vaimulik on lihtsalt inimene, kes sõnastab selle, mida Kristus sulle isiklikult ütleb. Järgmine kord, kui sa lähed armulauale, ma neid sõnu lausun, siis mõtle sellele, et Kristus ütleb seda sulle. Ütleb, et Kristuse ihu ütleb sinu eest isiklikult ära antud. Kristuse veri, see on sinu eest valatud. Sa saad tulla issanda juurde, Kristuse vastu võtta ja see peab lohutama sinu südant, vaigistama sinu mässava südametunnistuse, kus me püüame veel kuidagi ära teenida. Kas me veel milleski oleme puudulikud? Me olemegi puudulikud. Me tuleme issanda juurde, issand tuleb meie juurde sellistena, nagu me oleme ja võtab meid vastu. Jah, ta pühitseb meid edaspidi. Ta vormib meid. Siin on teinekord vaja ka selliseid raskuseid läbida, kus me issandaga koos läbides
meid pannakse, meie usku pannakse proovile ja usuteel on palju ka neid momente. Aga issand võtab meid vastu. Need võitlused ei tähenda, et me oleme kusagile kõrvale jäetud. Kõik on valmis, ütleb Jeesus, ja kutse ei muutu isegi siis, kui süda kõigub. Ja issand ütleb, tule ja võta eluvett tasuta. Seda ütleb ta täna ka meile kõigile. Aamen.